tere, tere, tere! Meil on siis 9. episood ja täna on siis meil saatejuhtideks Anneli ja Karmen Ariel. Ja külaliseks on Kaira Kruusauk. Ja tere! Kohe esimeseks küsimuseks siis, et kes sa oled ja millega sa tegeled? No nagu te juba mainisite, ma olen Kaira Kruusauk. Ma olen hetkel gümnaasiumis õpin, olen 10. klassi õpilane. Siis ma olen lõpetanud Juhan Liivi nimelise Alatskivi kooli ja ka mitte Juhan Liivi nimelise, vaid lihtsalt Alatskivi kunstide kooli. Ja millega ma tegelen? Sealt tuleb siuke väike nimekiri nüüd, ma käin ratsutamas ja siis mulle meeldib kunst. Et ma ka paar aastat käisin kunstide koolis kunstitunnis. Ja siis ma mängin pilli, et ma lõpetasin löökpillide eriala ehk siis trumm ja ksülofon. Ja siis ma lisapillina õppisin klaverit ja nüüd ma hakkasin suvel ka kitarri õppima. Et siuke tegevust on. Isver tundub ikka päris tihe päevakava. Aga räägime siis nagu natuke lähemalt. Mis on olnud sinu kokkupuuted Kodavere keelega ja mis see sulle nagu tähendab? No ütleme niimoodi, et mul ei ole sugulasi siin Kodaveres. Et mul juured on üldse teistes kohtades. Et minu Kodavere keelega kokkupuude oligi siis see, et meil vahepeal koolis räägiti sellest ja siis mul on ka näiteks Kodavere uavits olemas, et meile jagati seda koolis. Ja siis mingi hetk ma sattusin Kodavere keelelaagrisse. See oli siis ikkagi päris palju aastaid tagasi. Või oleneb kelle jaoks palju, kelle jaoks vähe on ju. Aga mulle hullult meeldis, ma sellest esimesest eriti ei mäleta midagi, ma olin nii väike. Aga siis teine laager, kus ma käisin, sest nii tore oli, tahtsin ikkagi kohe tagasi minna. Et siis teine laager oli Kodavere keele- ja filmilaager, kus me siis tegime seda miniseriaali Hiidlaine või Peipsi ääres Hiidlaine või ma nüüd nime täpselt ei mäletagi. Hiidlaine Peipsi kaldal oli selle nimi. Kirjutasin üles endale. Et siis me filmisime seda. Ja ikkagi väga lahe laager. Et siis järgmine aasta tahtsin ka kindlasti tagasi minna. Et järgmine aasta oli see, et ma tulin kuskilt reisilt. Siis magasin paar tundi kodus ja kohe laagrisse on ju. Sest lihtsalt see on nii tore ja sa saad nii palju nagu häid mälestusi sealt. Ja just see Kodavere laager on ju. Et Anneli on ka käinud seal. Ja ma olen ise ka 3 aastat seal käinud. Võin öelda, et seal kõige lahedam minu jaoks on see, et sa saad uusi sõpru ja seal ongi see, et enamus inimesed käivad mitu aastat järjest, et sa saadki kokku kas või kui sa terve aasta neid ei näe, siis ongi lahe just rääkida sellest, mis sa vahepeal teinud oled selle aasta jooksul ja just ongi see, et sa saad koos olla ja Kodavere keelt õppida. Jaa, kindlasti, sest mina nüüd sellel ajal ei ole käinud, kui Anneli on käinud, et ma vist käisin 3 aastat siis umbes enne teda. Jaa, võimalik küll, jah. Et jah, aga ongi, et see keele õppimine ka, et see nagu, kui sa noor, see on lihtsalt nii tore asi, et sul jäävad seda asjad meelde, on ju, ja Kodavere keel ei ole nagu iga päev kasutuses, aga ta on selline tore asi, mida nagu mingil määral osata kas või nagu mõnda sõna teada. Et see juba on selline hästi, hästi lahe asi. Et sa tead, et õunad on õõnad näiteks Kodavere keeles. Et jah. Just ongi siuksed nagu osad sõnad jäävad hästi meelde, et ei pruugi seda Kodavere keelt nüüd nii puhtalt rääkida, et ongi see, et jäävadki mõned sõnad meelde või mõned laused või siuksed ütlused. Ja ma ka täiesti nõustun. Mul oli ka lapsepõlves meil on Assikveres on nagu selline nagu põhimõtteliselt nagu Assikvere teatri moodi väikesed asjad ja seal tehti alati mingisugustel folklooripäevadel või jaanipäeval või mida iganes tehti selliseid Kodavere keelseid etendusi ja vahest said isegi lapsed sealt osa võtta ja siis need olid alati hästi tore, kui sa üritasid lahti mis see sõna on? Lahti mõtestada mingit sõna, mida sa ei teadnud ja see oli tõesti nagu väga tore. Ja kindlasti, et see ongi selles mõttes, et ma esimesest laagrist otseselt ei mäleta midagi, aga ma mäletan seda, et siis meil oli ka näidend ja pärast seda ikkagi päris pikka aega mingid täiesti suvalised sõnad olid nagu meeles
ja siis sõbrad käisid ka seal ja siis arutasimegi vahepeal, et ja, et kellel oli meeles hernesupp ja mingid täiesti suvalised sõnad, aga hästi pikalt olid meeles. Ja lihtsalt tulevadki täiesti suvakal hetkel, kuule, Kodavere keeles oli see sõna ju niimoodi. Et jah. Aga on sul mõned äkki toredad mälestused või hetked, mida sa meiega jagada tahaksid? Ja ma arvan, et ma võin natuke pikemalt rääkida sellest Kodavere keele- ja filmilaagrist, sest no seal me tegime ikka väga lahedaid asju, et mingi päev, kas see oli isegi üks esimene filmimispäev, me tulime siia Alatskivi Koobi juurde ja tegime endale sildid, et otsime Juhan Liivi vaimu. Ja põhimõtteliselt oligi see, et me seisime seal siltidega poe ukse juures ja rääkisime inimestega, et kuulge, kas te tahate tulla meile Juhan Liivi vaimuks? Et see on nagu täiesti siuke, ega sellist kogemust ei saa väga tihti just. Ja noorena ka. Aga muidugi lõpus meil oli see endaga kindel Juhan Liiv, on ju. Aga jah, et just see, et sa räägidki võõraste inimestega ja näitled, et kuulge, tulge meile Juhan Liivi vaimuks, meil on väga vaja seda vaimu. Kui me seda täna ei leia, siis on nagu metsas. Siis me ongi täiesti pekkis, me ei saa filmi teha, kui me ei leia praegu Juhan Liivi vaimu, on ju. Ja siis ongi see, et sa lähed, oled seal, on ju. Igatahes see on väga lahe kogemus minu jaoks. Ikkagi väga meelde jääb. Ja siis me käisime seal ka igal pool ringi, et me olime seal mingisuguse Hiidtamme juures, kus olid siis, keegi olid seal zombid ja muidugi ma ei taha liiga palju sellest rääkida, äkki keegi tahab veel vaadata seda. Et jah, muidugi need sellest tegemisest on ka YouTube'is olemas, kui sa otsid Kodavere keelelaager. Ta oli siis aasta 2021. Siis on igast päevast kokkuvõte olemas, et kui keegi tahab vaadata. Siuke lühikene. Et jah. Ja muidugi seal oli ka see, et teie selle podcasti nimi on Kaugen külen, et me laulsime ka seda seal pidevalt Kodavere keeles. See on küll väga tore. No just ongi see, et see Kaugen külen, me võtsimegi sellest laulust Kauges külas, võtsimegi selle Kodavere keelse tähenduse lihtsalt. Ja ma just unustasin vist mainida ka, et selle Hiidlaine Peipsi kohal meie stsenarist oli Anna Hints, kes siis tegi hästi laheda sellise asja meile, mida me tegime. Ma jällegi ei taha liiga palju sellest rääkida, äkki kellelgi tegib huvi, tahab vaadata. Kindlasti leidke see üles kuskilt. Ja siis meie režissöör oli Dušar Prakash. Ja siis oli hästi huvitav see, et režissöör rääkis meiega inglise keeles. Ja siis meile tõlgiti see eesti keelde ja siis me tegime see seriaali Kodavere keeles. Et see oli ka nagu hästi siuke nagu mitmekesine. Ja muidugi seal selle filmimisega ongi hästi lahe, sest sa saad sellise filmikogemuse ka. Mis siis, et on selline väike, on ju, aga see on ikkagi väga eriline, sest seal on ka helimeeskond ja filmitakse ja siis on mingi hetk, kus sa pead lihtsalt jooksma välja kuskilt uksest ja karjuma, on ju täiest kõrist. Et sellised hästi lahedad asjad, mida lihtsalt, need kogemusi sa ei saa igalt poolt. Et just sellepärast ka, et kui keegi mõtleb, et huvitav, kas minna sinna Kodavere laagrisse või mitte minna, siis ma ikkagi väga soovitan. Sest no see sõprade asi ka, nagu Anneli juba mainis, sa lihtsalt saad uusi sõpru ja sa kohtud nii lahedate inimestega. Just sellised inimesed, kes ongi valmis nagu tulema ja tegema. Ja seal saabki tehtud igasuguseid erinevaid asju. Ma tean, et on olnud mingi pillilaager, on ju. Seal on olnud ka oli üks aasta, kus ma ei saanud küll osaleda selles, ma olin alguse poole, oli siin Alatskivi Vanavara laadal, olid siis lapsed teinud etenduse ja esitlenud seda ja see aasta vist oli läinud poe juurde. See aasta oli vist see, täpselt ei mäleta ka, aga oli ka poes käidud tantsimas niimoodi, et inimesed olid poest kaasa haaratud ja poe riielite vahel tantsima hakatud. Ja see ongi just hästi lahe, et sa nagu tavaelus sa ei lähe lihtsalt poodi, ei hakka kuskilt keset riiulit tantsima, aga selle laagri käigus sa saadki just seda lahedat kogemust, et sa lähedki lihtsalt keset poodi, hakkad tantsima, seal võtad kõik inimesed sealt poest kaasa ja nagu see ongi just see kõige lahedam osa laagrist minu arust.
jaa, kusjuures ma seda ei teadnudki, et teil selline asi toimus. Nüüd oleks tahtnud kohe ise seal olla. Ega jaa, täpselt. Ongi see, et need kogemused, mis sa sealt saad, täiesti, no sa ei saa nagu kuskilt mujalt neid. Ja just kodavere keelega ka seoses. Et sa õpidki seal mingil määral kodavere keelt ja räägid seda mingil määral. Ja isegi kui sulle ei jää meelde, siis see ikkagi see, et sa juba nagu õpid selgeks mingi kodavere keelse teksti, on ju. Mingi näide, mul oli ka, kus ma olin kalamees ja seal olid näkid ja igasugune siuke tegevus käis. Ongi siuke tekst, kodaverekeelne. Ja sa õpid selgeks, see tegelikult on hästi lahe. Muidugi ma olen ka selline inimene, kellele meeldib mingisuguseid suvakaid asju selgeks õppida, et mingi sloveenia keele käena ja tšatšabela, nebitšeemela, bibila, tšabela, bela, on ju. Mingi täiesti suvakaid asju lihtsalt meeldib selgeks õppida, mis ilmselt, mille pärast mulle meeldib ka kodavere keel. Et lihtsalt. Ja kodavere keelega on hea ka see, et ta ei ole nagu nii erinev eesti keelest. Ta on ikkagi eesti keele murre, vaata. Ja kuigi need sõnad on erinevad, siis sa saad ikkagi aru, on ju. Et õõnad. No kui sa üldse pole murretega kokku puutunud, siis sa võib-olla on raskem, on ju. Aga ikkagi, et ta ei ole nagu nii erinev, aga ta on siiski selline omamoodi. Ja minu arust kodaveres on nagu, mulle kuidagi essid meeldivad. Kuidagi ta voolab. Kas näiteks see sõna porkna piirakas, siis seal on ka nagu, tegelikult sealt on lihtne üpriski aru saada, et porgand ja pirukas, et nagu porkna piirakas, et seal ongi see siuksed hästi väiksed siuksed mõned sõna, tähed muutuvad, aga nagu kohe on siuke nagu kodavere keele siuke tunne. Ja see on hästi nunnu minu arust, et lihtsalt need tekstid kuidagi lisab iseloomu sellele. Ja just. Aga kas sa meile ei tahaks äkki ette lugeda mingid kodaverekeelset salmi või midagi, et... Soo kohe niiviisi. No mul siin kohe juhtumisi on ees Juhan Liivi kodaverekeelne tekst. Et tegelikult ma üritasin leida üles oma seda teksti, mida ma lugesin ühes näidendis, kui ma olin seal kalamees, tegin midagi. Mul oli hästi lahe tekst, ma ei mäleta, millest see rääkis, aga hästi lahe oli, seda mäletan. Kahjuks ma ei leidnud seda ülesse. Aga jah, siis ma eile tegelikult võtsin kätte oma kodavere uavitsa, sest kodavere keelel ongi kodavere uavitsa, kodavere tööraamat ja isegi paar raamatut on kodavere keeles. On tõesti ja need on hästi lahedad selles suhtes, et see kas või see värviraamat või see tööraamat, mis seal on, et kas või väiksemad, esimese või laste ja lapsed saavad nagu seda täita ja õppida ka siis nagu seda kodavere keelt juurde. Jaa, sest ma mäletan, et kui ma käisin, on ju alguses laagris, siis seal oli keegi, kes rääkis ikkagi väga hästi kodavere keelt ja siis me küsisime seda vahepealt sõnu ja see oli nii huvitav, et sa küsidki, et kuidas on kass kodavere keeles ja siis ta ütleb sulle mingi sõna ja oh my god, et nagu ongi niimoodi. Hästi siuke, kui sa oled väike, sulle nii meeldib. Ma tean, et kodavere laagritest positiivsed emotsioonid on nagu väga suur osa sellest. Ja, just. Et jah, aga pildikene Peipsi rannalt siis Juhan Liivi katkend. Ma nüüd palun vabandust, kui keegi oskab hästi siit kodavere keelt igaks juhuks. Aga õnneks neid inimesi, õnneks või kahjuks vist pigem neid inimesi ei ole palju, nii et ma võin natuke lugeda. Meie külalapsed issime suure kivi õtsal, mes Kalevipoeg olla visanud, enne kui veel kodavere kerikut ei õllud. Kivi oli ülevas otsas jääroline ja jääroline justkui jäänetud trepp. Meid oli siis Mikli Peto, kes hommikul peksa oli ju saanud. Otsa Jass, kelle tädi ühe silmega, kusiku Veike Leko, kes käe ikke särgi kädisse sisse tõmmas. Karjuse Joosep ja veel mitmed küla puasikesed ja tüdrukesed. Joosep läks üles kivi kõrgema nuka otsa, kus nagu toali madu ise oli, ja hakkas seal justkui köster lugema. Tämä raeba ise es õska ikka lugeda ei kedagi. Aega koera sõnu. Viil minevu aassa õpetas tämäle ema meie rissi õpetus viereme. Aga siis oli Aavis estea kuda ära kadunud ja Joosep soa tähtigi selges. Sõsar Mannes usub veel praegugi, et Aavitsa kadumisega õege lugu oli. Kuha kuulnud lubja Jass ise õma kõrvaga, kui Joosep öelnud. Kui mul seda Aavitsat enam ei õles.
väga kaunis. Ma arvan, et isegi mina ei oskaks nii hästi Kodavere keelt lugeda, et see on ikka, sa ikka oskad seda. Ja selliste sõlmidega raamatuid on ka väga palju, nii et kui tekib huvi, siis kindlasti minge ja laenutage ja saate ka natuke Kodavere keelt selgeks. Ja võite kas või ise kodus nuputada näiteks, mis just Kaira näiteks luges, et kui aru ei saanud, siis näiteks kuulete mitu korda ja nuputatagi, mis see tähendas, see lugu. Aga okei. Nii, liigume edasi. Aga Kaira, kas meie, mitte meie, aga Kodavere keelt tasuks elus hoida ja kas see kihelkonna kultuur, kas seda on üldse vaja, et mis sina sellest arvad? Mina arvan seda, et nagu kultuur iseenesest ei ole nagu selline asi, mis peab olema, aga see on nii lahe asi, kui see on. See on nii lahe asi, et ma ise ei ole siit Kodavere piirkonnast, on ju. Mul juured ei ole siit. No nüüd ma olen siin üles kasvanud. Ja see on väga lahe, et sa oled koolis ja sul tulebki mingi Kodavere tööraamat ja te õpitegi mingeid asju või teile räägitakse Kodavere keelest või sa käid Kodavere keele laagris. Ja no see ei ole ainult Kodavere keel ja kultuur. Kodavere rahvariided, need söögid on ju munakuuk. Kuulasin ükskord teie episoodi mingisugust ja keegi rääkis seal lumepallisupist ja mul tuli kohe, et oh my god, mulle nii meeldib see nagu lapsena, ma kogu aeg, ma olen ikka veel laps tehniliselt, aga väiksemana ma kogu aeg palusin, et teeme lumepallisuppi, et siuke äratundmisrõõm, et tegelikult on tore. Ja selle kultuuriga ongi see, et mina oskan ainukesena öelda, mulle lihtsalt meeldib see. Miks ka Kodavere keelelaagritesse tagasi minnakse? Sest see on tore. Ei minda tagasi sellepärast, et mul on nagu tunne, et ma nüüd pean seda kultuuri elustama, et mul on kohustus minna sinna, vaid minnaksegi sellepärast, et seal on reaalselt tore. Seda on tore õppida, seda on tore, kui sa saad mõnda sõna rääkida, mõnda sõna aru, on ju. Et ma arvan küll, et see kultuur on nii tegelikult ikkagi päris suur osa meie erinevatest kohtadest Eestis. Ja see on hästi lahe, et erinevates kohtades on erinevad rahvariided, erinevad murrakud. Et minu arust see on väga lisab vürtsu igapäevaellu. Ei, ega selles mõttes, et ma arvan, et on hea, kui on oma kultuur olemas. Ja ikkagi meil siin nagu üritatakse pidevalt sellega tegeleda, meil on pärimuskeskus ja ikkagi hinnatakse siin seda kultuuri. Ja see on minu arust väga-väga lahe, samamoodi nagu teie siin teete seda podcasti. Et ongi tore, et sa vahepeal teed midagi, paned kõrva ja ongi hästi nunnu kuulata, kuidas sellest räägitakse. Et mina arvan, et see on ikkagi päris oluline. Aga kas ja nagu kuidas kavatsed sina elus hoida meie kihelkonna kultuuri ja mida sa soovitaksid ja sooviksid selle kohta tehtaks, et see kultuur ikkagi edasi püsiks ja inimesed ikkagi oskaksid rääkida Kodavere keeles ja teaksid seda? Vot sellega oleks hästi lihtne nüüd öelda, et ma nüüd hakkan õppima iga päev Kodavere keelt ja lähen kuskile. See ei ole lihtsalt realistlik, on ju. Ma arvan, et minu esimene asi on see, et ma eile avastasin, et ma pole paljudes Kodavere keele gruppides üldse. Läksin Facebooki, lisasin ennast sinna gruppidesse, on ju, Kodavere koha gruppidesse ja ma ei tea, mis kohtadesse, on ju. Sest mul on tihti peale seda, et on mingi üritus, näiteks Kodavere laulupidu, Kodavere tantsupidu. Need läksid mööda, nii et midagi aru ei saanud. Et tihti peale avastadki hiljem, et oota, selline üritus oli ka, et mul selle Kodavere laulupeoga oli selline tore lugu, et ma läksin vestlusele ühte kooli, kuna ma olen 10. klass, on ju, tuli teha sisseastumisvestluseid. Ja sealt küsiti, mis on järgmine kultuurisündmus, kuhu sa minna tahad? Aju, täiesti tühi. Mina ei mäleta enam ühtegi kultuurisündmust üldse. Mõtlesin, et okei, Kodavere laulupidu, sinna tahan minna nüüd. See peaks varsti tulema. No õpetaja vaatas natuke imelikult mind. Küsis, et kas sa eelmine nädalavahetus Kodavere tantsupeol käisid. Ma ütlesin, et ei, ma seal ei käinud. Et sinna ma ei jõudnud.
ja siis, kui ma tulin sellest kabinetist välja, võtsin kätte telefoni, uurisin, et okei, kui see tantsupidu oli nüüd eelmine nädalavahetus, millal see laulupidu siis on? Et kas appi on ju? Et ilmselgelt õpetaja teab, millal see oli. Mina ise ei tea. Vaatasin, et see oli 2. juuni. See oli ikka tükk aega tagasi. Ja et siis oli endal natuke kurb, et eks magasin maha, rääkisin vestlusel ka täiesti jama on ju, õpetaja ilmselt sai aru, et ma täiesti jama rääkisin. Aga sisse ma sain, kõik on korras. Aga lihtsalt järgmine kord, kui see tuleb, et ma olen kuulnud selle kohta väga palju häid asju. Et kui see järgmine kord tuleb, siis ma kindlasti tahaksin sinna minna. Et mis ma arvan, et mis mina teengi, ongi see, et hakkan endale kalendrisse panema märguandeid, kui toimub mingi Kodavere keeleüritus, kuhu tahaks minna, et ei magaks maha. Sest olgem ausad, ma viimasel ajal olengi käinud üpris vähe sükestel Kodavere keeleüritustel või sellistel. Aga tegelikult tahaks nagu ikkagi rohkem käia, mille jaoks see podcast on ka hästi hea. Et hakkasid kuulama ja siis hakkasidki jälle rohkem mõtlema selle kohta, et jaa, aga tegelikult on ju nii lahe asi, et huvitav, miks ma siis pole käinud viimasel ajal, on ju. Et samamoodi, kui te mind siia kutsusite, siis hakkasin ka otsisin uuesti selle Kodavere Aavitsa välja ja hakkasin vaatama. Et eks mõned asjad on ikkagi nagu algusest saati meeles. See, et näiteks hommikune õstas targem. See vist üks esimesi asju, mis meil õpetati. Ja see oli ikka nagu palju aastaid tagasi. Minu jaoks palju aastaid tagasi, kui see meil õpetati. Meelest ei lähe. Ikkagi nagu pidevalt vahepeal mõtled, et jah, hommikune õstas targem. Tõesti, täitsa tõsi. Aga jah, et ma arvan, et ongi see, et lastele lihtsalt teha see kättesaadavaks. Ja sellega on praegu juba minu arust väga head tööd tehtud. Et need laagrid on ju, meile räägitakse, Kodavere tööraamat. Aga see ongi, muidugi ma ei tea, kuidas teil palakoolis on. No meil on palal väiksematel on Kodavere pärimusring, kus ongi tantsud ja laulud ja sellised väiksemad sõnad või luuletused, et nagu mis nad räägivad seal. Et ma olen käinud vaatamas, kuidas see seal on, et noh, nad käisid ka Katri jooksmas eelmine aasta, et see oli hästi tore vaadata, kuidas väiksemad tegelikult ise nautisid seda Kodavere keelt. Mitte ei olnud see, et nüüd ma pean seal Kodavere ringis käima, et kas või mingi õpetaja käsib või ema on kirja pannud, vaid on see, et väiksed ise tahavad, et neile ise endale ka meeldib see Kodavere keel ja nagu see tantsud ja laulud, mis selles Kodaveres siuksed natuke teistmoodi on. Jaa, kindlasti, täpselt see oli mul endal ka, et ma ju käisin ka nendes laagrites ja mul oli ka see, et ma tahan minna sinna. Et miks ma aga nagu praegu siin räägin, on ju. Ma ei tea, ega mul ei ole mingit Kodavere tausta, ma ei tea Kodaverest just eriti palju. Aga see ongi see, et eks ta on tore. Ja just see podcastiga ma just oli endale ka see, et okei, et hakkan ikkagi rohkem uurima jälle. Kas või natukene. Et kas või võtadki selle Aavitsa kätte ja vaatad sealt mõnda sõna. Vaatad, et pääsuke on piäsuke. Ei ole piäsuke, on piäske. Valesti vaatasin ka, Aavits on ees. Juhtub, kõigil juhtub. Ongi just see, et selle Kodavere keelega, et ei pea palju kohe õppima hakkama või kohe kõike teadma Kodavere keelest. Ongi see väiksed sõnad, mis on sul kuskil, ma ei tea, kas või osadel vanaema kunagi ütles või ma ei tea, ema või isa on kunagi öelnud või kuskilt kuulnud, et ongi see, et sa väike haaval hakkad sellest Kodaverest uurima, siis tegelikult on see hästi armas ja siuke tore keel või murre. Ja, et ongi nagu selline lisand eesti keelele, ma ütleks. Sest no see ei ole reaalne, et me nüüd hakkame Kodavere keelt nii hullult elustama, et hakkamegi rääkima iga päev Kodavere keelt. See lihtsalt ei ole reaalne, see ei ole mõttekas. Lihtsalt ei ole mõtet. Aga see on tore. Mul ainuke argument ongi see, et ise selle lapsena, kes on nagu, kellel on räägitud Kodavere keelest mingil määral, kes on käinud Kodavere laagrites, ainuke asi ongi see, et see lihtsalt sellele lapsele, see on tore ja see meeldib. Ja rohkem mul ei olegi selle kohta öelda. Aga kas, Kaira, sul on ise midagi, millest sa tahaksid võib-olla veel rääkida või juurde lisada? Ma võib-olla tahaksingi lisada selle, et see ei ole nagu ainult Kodavere keele kohta. Et see on lihtsalt see, et kui sa näed mingit laagrit, mis on nagu huvitav, näed mingi plakatit, et Kodavere keelelaager, siis mine, tee,
ole huvitatud asjadest. Lihtsalt nagu, ma ei tea, otsi võimalusi ja kui sa tahad midagi teha, siis olegi see, et ole huvitatud, tee ja võta ette, nagu teie tegite selle podcasti, on ju. Ma ei ütle, et igaüks peaks alustama nüüd podcasti ja nüüd lampi, et ma ei tea, Kaira ütles, et mina teen nüüd seda, et hakka tegema asju ja siis lähen ja teen, on ju. Kes see mina olen? Sa ei pea üldse mind kuulama, on ju. 10. klassi õpiline. Okei. Aga jah, et niimoodi, kui sa lähed ja lihtsalt proovid asju, sa leiad lahedaid asju. Ja tihtipeale juhtubki võib-olla, et läksid ühe korra proovisid seda keelelaagrit, järgmine aasta uuesti. Ja see ongi hästi paljude asjadega. Mine proovi, vaata, kas see meeldib sulle.